No nii, sõbrad. Kell läheneb 12-le. Oleme Beach Grindil ja esimest 2 tellimust on tehtud. Koefitsienti praegu ei ole koefitsienti, aga sellegi poolest juba on head tulemused olemas. Rõõmsad inimesed on siin meil kogunenud ja isegi ma olen saanud Jotra esimesed 2 klienti, esimene Jotra ja teine võttis mu telefoninumbri, tahab õhtul koju saada. Muidugi ma päris odavalt seda ei tee talle õhtul, aga kindlasti mingi normaalse hinnaga. Nii et sõbrad, me jätkame, ootan järgmisi tellimusi. Pean sind tänama Jaan Bossi, kes ütles, et mida rohkem sa suhtled inimesega, seda meeldiv, seda rohkem on Jotra, seda rohkem sult võetakse telefoninumbrit ja sa saad ka klienti, nii et see vastab tõele. Esimene klient võttis mult kohe numbrit tagasi sõita, teine jättis Jotra tänu sellele, et ma olen hea suhtleja. Ja ka teie vaatate seda videot sellepärast, et ma olen hea suhtleja, ma vähemalt loodan. Ma ei usu, et minu ilu pärast te nüüd vaatate seda videot. Ma arvan, et te leiate netis palju ilusamaid inimesi kui mina. Aga meie jätkame, ma loodan, et tuleb hea öö. Loodan ka, et varsti tulevad koefitsiendid ja me teenime ka normaalset raha. No nii, noored lähevad 26 € eest. Käisime, natukene sõisime ringi. Pidi narkotsios, no ma ei tea, kas see päris narkots oli, aga midagi taolist nad seal käisid endale otsimas. Hetkel veel põhimõtteliselt mingeid märke sellest, et ajad läheksid paremaks, aga ma olen töötanud praegu 1,5 tundi, umbes 50 € vist on koos. Võin valetada natukene vähem, 26, vahet ei ole. Lõpus võtame välja, palju me teenime selle ajaga. Nii et me jätkame ja loodame, et see kõik siin fucking läheb punaseks. Tuleb ka selliseid sõite teha. 1 kilomeeter 30. Hetkel paremat ei ole pakkunud, nii et võtame vahepeal ka siukse tellimuse, miks mitte. Oleme juba jõudnud siia kesklinna omadega, nii et ma arvan, et varsti juba midagi tuleb. No nii, sõbrad, ei saa äärelinnast minema. 17 minutit, 17 kilomeetrit ja 17 € ja meid ootab vist. Kohe vaatame, kas on kohe järgmine tellimus juba ootel ja ka äärelinnast. Nii et natuke kaugel 3 kilti on inimeseni, nii et läheme võtame ta peale. No nii, esimene koefitsient 2,0 ja 1,9 koefitsient ootab meid juba tulemas. Peab ainult auto ringi keerama. Let's go, esimene kahene koefitsient ja 1,5 kilti 6,6 €. Järgmine ootab. No nii, sõbrad, ega siin midagi öelda ei ole. Praegu pole isegi aega eriti midagi üles siin kirjutada. Tellimused järjest. Ma saan aru, et Bolt on langetanud maksimum koefitsienti 2 peale. Üle 2 ei ole koefitsient kordagi tõusnud. Aga tellimused tulevad järjest sisse. Isegi saab valida. Nii et praegu seisuga teeme just 11 € tellimuse ära ja liigume juba järgmise järgi. Sa raisk. Liiklus on tihe, autosid on palju. Tundub, et kõik Tallinna taksojuhid on siia kogunenud. Suurt raha teeninud. Loodame, et seda raha jätkub kõigile. Nii, me läheme juba järgmise tellimuse järgi. See ootab meid seal ikka kesklinnas praegu ainult sealt tulevad tellimused. Nii et kiirelt tagasi ja otsime järgmise kliendi. No nii, 2:30. Valetan, 3:30 on. 3:30 on kell. Hetkel Pärnus on meil selline seis. Võt nii on kõige parem näidata. Kõik tellimused koefitsiendiga 2,0. Praegu tõin küll 1,5, aga see oli täpselt seal kohas, kus eelmine klient oli. Nii
ei olnud mõtet tühjana tagasi sõita, nii et võtsin sealt selle inimese ka ära ja tõin siia kesklinna tagasi. Nii et tellimusi hetkel jagub, kui kauaks mind jagub, ei ole veel selge, aga võib-olla tunnikese veel ja siis on tänaseks kõik. Paneme natuke valgust juurde. No nii, sõbrad. Tänaseks jätame hüvasti Pärnuga ja tuleme homme juba tagasi. Ma ütleks niimoodi, et õhtu oli päris hea ja ma loodan, et homme, kui mitte ei ületa, siis vähemalt kordub see sama õhtu. Kiiremini jõuda sinna Pärnusse, aga mul on siuke kahtlane tunne, et mul ees on siin politsei kuidagi sõidab ilusti 90-ga ja keegi ei julge mööda minna. Taga ka mul seal BMW passib ees. Ei julge mööda minna. Kurat, seda teab ees. No, õnneks ei ole kaugel. 20 kilti veel sinna ja siis läheb lahti. No nii, sõbrad, Beach Grind teine päev. Laupäev on praegu juba pühapäev. Ja, peaks ütlema niimoodi, et algas kõik aeglaselt. Kell on praegu läheneb ühele. Mul polnud, ühest hetkest mul polnud enam lihtsalt aega midagi filmida. Alguses ei ühtegi koefitsenti, kõik oli lahja ja oli tunne, et täna koefitsenti ei löögi ülesse. Ja nüüd viimane tellimus, mis mul oli praegu seisuga 1,5 tõime siia ühe venelaste kamba tõime siia ma ei tea, Pärnus ühesõnaga linna äär, ütleme niimoodi ja juba järgmine tellimus meid ootab ja siis me liigume tagasi kesklinna ja seal on juba koefitsendid üleval, nii et kesklinna ja sealt juba edasi. No nii, sõbrad, niimoodi lõppeski Beach Grind sel aastal sellise pauguga, aga meie jätkame. No nii, asun ma siukses kohas, kus vist vähe seda, et ma siit minema ei saa reisk. Siin on siuke ummik reisk. Vaid klient on siin all, aga sinna ei lasta ligi. Ma ei tea, kas te näete reisk, seal on sissesõidukeeld. Suht jama on reisk. Ma isegi, kui ma selle kliendi saan reisk. See oli viga, ma ei oleks tohtinud siia praegu tulla reisk. Aga klient on juba lähemal. Ma arvan, et tõenäoliselt kohe jõuab siia. Näete, läheneb mu autole. Loodame, et ta leiab ka reisk, aga me jääme siia ummikusse. See on kindel laks. No nagu näete, järjest viskab juurde tellimusi. Aga veel ei ole seda 2 komast vist, veel ei ole. Loodame, et kohe varsti tuleb. Ma ei tea, ma ei jõua vist isegi videosid siin vorpida, ma ei jõua sättida valgust valmis, ma ei jõua mitte midagi. Eelmine kord mind sõimati sellepärast, et mul ei olnud ideaalne valgustus. Loodame, et seekord andestate mulle. Klienti ei ole üldse raske saada Pärnus reisk. Raske on kliendini jõuda reisk. Ma arvan, et ma sõidan praegu 3 kilomeetrit. Olen sõitnud umbes 20 minutit või. Ja klient ootab, aga see on kõige magusam aeg reisk. See on see aeg, kus ma jään kogu rahast ilma tegelikult. Tuleb natuke hoolikam olla ja valida neid tellimusi. Kuigi ma niigi valin, ma arvan 10 tükki ma jätsin vahele, enne kui ma võtsin selle vastu reisk. Hui teab reisk. Aga ma olen juba peaaegu kohal reisk. Ma isegi usun, et klient tuleb mulle vaikselt vastu.
No nii, sõbrad, ma panen selle valguse ka tööle, et vähemalt mõnedki kaadrid oleksid paremad kui muidu. No nii, kas on midagi muutunud? Vist natukene on. No nii, sõbrad, 2:30 öösel ja töö on täies oosreis. Koefitsient 2 püsib kogu aeg. Inimesed võtavad ka eraldi telefoninumbreid, et saaks helistada. Siin ootavad vist peaks hommikupoole mingi 2 näitsikut koju ära viima. Nemad tahtsid kangesti mu numbrit saada ja ma olevat hea vestleja. Ma ise ei ütleks niimoodi, aga nende arust ma olen hea vestleja, nii et nad võtsid mu numbri ja lubasid sulas maksta mulle. Vaatame, kuidas see õnnestub. Kas nad üldse helistavad. Aga me liigume tagasi. Muidugi kogu mööl toimub praegu kesklinnas 2,7 kliendini. Jah, võib-olla ütlete, kes on taksojuhid, et sa oled idioot, miks sa sõidad 2,7. Aga need tellimused nagunii tulevad kõik sealt kesklinnast. Ja üks targemaid asju ongi minna ju nagunii tagasi kesklinna. Ja miks mitte juba omada seal tellimust. Et sa ei pea ootama ja valima, vaid sul on juba tellimus olemas seal kesklinnas. Nii et praegu sõidan kohale, võtan peale ja viime kliendi ära ja ma olen kindel, et tuleb kohe järgmine tellimus. Vot nii, ma tean, et see tellimus, mis nüüd meid ootab, on 14 eurot. See just, mis ma lõpetasin, 12 eurot, nii et üks sõit alla 10 euro hetkel praegu ei ole olnud. Nii et me jätkame. Sõbrad, kell on 4 hommikul. Ma isegi ei pea enam valgust eriti tööle panema, sest piisavalt valge on. Ütleme niimoodi, koefitsiendid hakkavad langema, hetkel veel sain 2, aga ma arvan, et kui ma selle tiiru ära teen, siis rohkem neid ei tule. Eks siis vaatame, mis me edasi teeme. Hetkel veel jätkub see, kurat, ma pole seisma saanud. Ja aga ma juba tunnen, et ma vajan väikest seismist. Sest hakkavad juba jalad ja selg hakkavad natukene kurat haiget tegema. Aga no olgem ausad, ega seisma ei tohi jääda praegu. Praegu on kõige magusam aeg. Nii kui see magus aeg ära kaob, siis võib teha väikse pausi. Pakun ka välja nendele taksojuhtidele, kes Pärnus teevad ja on muidu Tallinnast ja võib-olla on ka Pärnus siin subscriberid. Nendega kohtuda vaatan, kas see õnnestub, kas keegi tahab, teeks väikse kohvi pool tundi ja siis juba selgub, kas kes, kus, mis läheb koju, kes ei lähe ja ja nii edasi. Vaat, nii, aga meid klient ootab sunset ja varsti on ka meil päikesetõus. No nii, sõbrad, juba valge on käes ja võtsin esimese ilma koefitsiendita tellimuse vastu. Miks võtsin? Sellepärast, et see on taas teel kesklinna. Ma loodan, et mitte ei looda, vaid ma sõidan tühjalt. Ma ei sõida mitte tühjalt tagasi, vaid ma sõidan kliendiga tagasi ja sõidan ma kesklinna. Ma vähemalt loodan seda, sellepärast, et ma ei ole kindel. Seal oli mingi hotellid on tõenäoliselt kesklinnas. Loodan, et ma ei eksinud. Nii, hakkame kliendini jõudma, nii et vaatame. Varsti saab teada, kas eksisin või mitte. No nii, ei eksinudki. Et oligi sinna kesklinna ja tegelikult meid juba ootab järgmine tellimus. Ja see on juba koefitsiendiga 2, nagu siin praegu kombeks on. Nii et mu otsus oli õige. Ma ei tulnud tühjana tagasi. Ja mind siin ootab juba järgmine klient hea koefitsiendiga. Ei tea, kaua see veel kestab. Rahvas ikka liigub siin, kell on 4:30, aga midagi ikka linna peal toimub. Ma tegelikult mingis hetkes tahaks minna puhkama. Vaatame, kas see õnnestub. No mis ma oskan öelda, sõbrad, koefitsiendid on veel üleval, aga tellimuste arv on drastiliselt langenud. Sirutan, olen siin, mis ta ongi, Port Arturis reisk. Sirutame natukene jalga,
nagu ikka sealt taga, ma ei tea, kas te näete, seal käib ikka möll. Näljased ründavad Circle K kaitseb ennast hot dogidega ja burgeritega, nii et hetkeseisuga vist võidab praegu Circle K reis. Aga ma arvan, et vaikselt tuleks hakata otsima mingit kohta, kus saaks magama jääda ja vaadata, kas päeval siin veel midagi toimub. Kui toimub, siis võib veel siin sõita ja kui ei, siis võib juba koju hakata liikuma. Aga hetkeseisuga siis Circle K võitleb zombidega. No nii, sai nii-öelda, mis tähendab nii öelda, sai ka subscriberitega kohtutud ja meie read hõrenevad. Üks mees tõmbas rahulikult Tallinna poole jehhat. Ma ütlen ausalt, mina sellises seisundis ei julge koju sõita. Ma üritan leida siin kuskil Pärnus koha, kus paar tundi magada ja siis võib-olla vaikselt kodu poole. Muidugi juhul, kui siin veel jätkub hea koefitsient, võib-olla siis jätkan siin. Aga muidu kodu poole. Vaatame, kui video jätkub, siis järelikult ma veel ei ole lõpetanud. No nii, tundub, et siin on õige taksojuhtide magamiskoht. Ma arvan, et ma olen selle koha leidnud. Ja ma arvan, et siia ma jään ka natukene puhkama. Paar tundi kindlasti. Praegu seisuga küll on selline asi üleval, aga tellimusi pole, seega ma arvan, et ei ole pointi oodata, kui siin midagi tulistab. Nii et soovige mulle head ööd ja mõne aja pärast näeme. No hommikust võiks öelda, sõbrad, kell on meil 11 saab kohe. Ma olen tegelikult juba paar sõitu ära teinud suhteliselt lühemat ja ilma koefitsiendita ja nüüd esimene tulistas ka koefitsiendiga 2, nii nagu see aasta on määratud. Peaks ütlema, et Bolt tegi hea kavala lükke pannes 2 kordaja ja just sellepärast ma selgitan, miks. Just sellepärast, et tõenäoliselt see tagas klientide, kuidas me ütleme niimoodi, et suurema arvu kliente tagasi. Et hind jäi enam-vähem mõistlikuks, kui eelmine aasta võis seal 2 kilomeetri eest või 3 kilomeetri eest saada 15 eurot, siis see aasta piirdus küll väiksemaga, aga kogu aeg koefitsient praktiliselt 2 ja kogu aeg oli ka tellimusi. Jah, võib mõelda ja öelda siin, et kui oleks 2,5, siis oleks teeninud rohkem. Ei tea, minu arust vahet ei olnud võrreldes eelmise aastaga, aga passimist oli eelmine aasta kindlasti rohkem. Nii, esimene 2-0 ja kui nii jätkub, siis me teeme siin veel Pärnus tööd. Ei saa midagi öelda, töö jätkub vaikselt, siin tuleb erineva koefitsiendiga ja tuleb ka ilma koefitsiendita, ei ole midagi teha, kuna ma jäin siia Pärnusse tegema ka pühapäeva, siis why not reisk, et pole mõtet ju kõike decline'ida ja siis tühjalt koju sõita. Teeme tööd nii kaua, kui viitsimist on, peaks otsima mingi pausi, oleks vaja tankida ja tegelikult nii autot kui ka ennast oleks vaja tankida. Nii et hetkel lähme 1,6 koefitsiendi järgi, natukene kaugel peab olema, peab ütlema, et natuke kaugele tuleb minna, aga sellegi poolest natukene suurem raha kui muidu. Siin juba kesklinnas viskas ainult ilma koefitsiendita, et otsustasin võtta 3 kilomeetrit vähem, 2,5 ja siis saame väikse koefitsiendiga sõidu.